Mida päev lähemale jõuludele, seda kiiremini hakkab kõik meie ümber tiirlema. Kas ikka kõik vajalik on pidulikuks õhtusöögiks varutud, mis üldse lauale panna, kuidas seekord kodu kaunistada, mida kinkida, kust leida jõuluvana. Asju, mida meeles pidada ja korraldada, on lausa tuhandeid. Mina olen siuke viimase hetke mesilane ikkagi. Et ma võib-olla ei oska nii pikalt ette planeerida ja see on ka mingis mõttes minu sellise töö eripära, et ma ka stilistikaid ja pildistamisi enda aeg oleks kõik valmi alati viimasel minutil, et ma olen harjunud nagu olema sellises kiirreageerimisüksuses, ma viimasel hetkel kõik saab nagu tehtud. Mis sa sinna jõululauale paned, et see on ju paljude naiste jaoks väga suur probleem. Kuidas ma kõigega valmis jõuan, mis ma sinna nüüd panen, mis ma teisel päeval söön ja nii edasi? Meie peres on Masterchef on minu kallis elukaaslane Madis ja see on tema pärusmaa, mina tegelen siis laua ehtimisega, laua kaunistamisega, aga paraku on ka selline, et elukorraldus on nii, et tegelikult 24. on meil vaja jõuda Tallinnas Madise vanemate juurde, minu perekonna juurde Tartus, nii et ega me tegelikult enda kodus väga ei jõuagi nagu eraldi tähistada, et me teeme sellise kiire jõuluhommiku ja siis me juba tormame ühtede vanavanemate juurde, teiste vanavanemate juurde, et nende jaoks on see väga oluline, et me oleksime kõik lastega esindatud. Kuuse ikka toome ja eriti kui nüüd on lapsed ka, et siis lastele ikka meeldib see ehtimine ja ma arvan, et juba nende pärast tasub pingutada ja see aeg võtta. Tavaliselt on naistel see mure ka, et mida panna lauale, kas sinu pere on selline traditsioonilise toidu austaja või teete ikkagi midagi kergemat ka kõrvale? Ei, pigem ikka kartul, kapsas, liha, verivorst ikka, kõik see traditsiooniline, et mina väga armastan seda jõulutoitu ja mehe ema teeb väga hästi süüa, minu ema teeb hästi süüa, nii et tavaliselt olemegi nii, et kõigepealt siis ühe perega, siis teise perega, vahel õnnestub ka kõik koos olla, aga igal juhul see jõulutoit käib asja juurde. Jõulud on küll siuke traditsiooniline aeg minu arust, et mina arvan ikkagi, et see verivorst ja seapraad on täiesti asjakohased jõululauale. Me küll ise armastame väga parti süüa, et meie sööme juba 7. aastat parti. Mis ma veel tahan ka öelda jõulude puhul on see, et minu arust see kipub olema nii kiire aeg kõikidel inimestel ja üldiselt need toidud, mida jõuluajal teha, need võiks siuksed lihtsamad olla. Et tõesti, et need ei murra konti, et ma ütlengi, et võtke stressi vabalt, visake kas partahju või kalaahju, kapsast peeti kõrvale ja ongi hästi. No eks muidugi kõik selline traditsionaalne, nagu ma arvan, igas peres on meie peres samuti. Ikka jõulukaunistused ja kuusetuppa toomine ja jõuluõhtul ikkagi kogu perega kokku saamine. Lihtsalt võib-olla väikene erinevus on meie peres, et me tõesti teeme detsembris ka väga-väga palju tööd, ehk siis me anname kontserte, aga kõik muu ma ütleks, et on ju täpselt samamoodi nagu kõigil teistel peredel. Kuidas te jõuate kontserdite kõrvalt kogu seda asja siis teha, dekoreerida, kuusketuppa tuua, ma ei tea, süüa teha, mida kõike? No mina põhiliselt näen, et ma tulen uksest sisse, sest kõik on juba tehtud võluväel, nagu jõulude ajal ikka imed sünnivad. Et lapsed ka vist osalevad selles päris suurelt, eks ju. Aga eks see jõulukuu meil muidugi on selline, et tegime juba endale kalendri, et millisel õhtul me saaks nii-öelda võib-olla seda jõulupraadi süüa, et leidsime ühe õhtu põhimõtteliselt, aga meil ikkagi põhiliselt see jõulutrall käib hommikuti. Et siis meil on nagu vaba ja õhtul teeme kontsert. Minu kodus juba eile lõigati paberist välja esimesi lumehelbeid, erinevad kujud, paljud ebaõnnestusid, korra meenus, miks lapsena ei meeldinud neid lõigata, sest kogemata lõikasid ikka mõne tüki liiga palju. Nii et täies hoos käivad ettevalmistused. Kas sel aastal on mingid imelised trendid ka näiteks kuuse ehtimiseks või kodu kaunistamiseks? Mulle tundub, et kuuse ehtimises need kuuseehted lähevad iga aastaga julgemaks, et praegu ka kui kaubamäes ringi vaadata, et leiad Pringlesi kujulised kuuseehted, väikesed martini kokteilid, flamingod, kõik võimalikke esemeid, soove, ameteid, kõike leiab, mida saab kuuse otsa riputada. Mida aasta edasi, seda suurem logistika see on, et saaks kõik inimesed kõikide laudade taha erinevates koosseisudes, kes kuidas olla tahavad, on ju. Et aga meil on üks selline alati hästi sügune suurem olemine on koos emapoolsete sugulastega ja siis tahaks ju olla oma lastega ja oma perega ja siis tahaks olla veel sõpradega tähistada jõule. Ja ühtede sõpradega alustame jõulude tähistamist juba novembri lõpus, sest detsembris ei olnud aega. Et ühesõnaga neid erinevaid kooslusi on päris palju, et siis on kõva jagamine.
et esimene püha, teine püha, 24 ja nii edasi. Meie pere alati naudib ka seda aega, et on aega koos olla ja see ongi minu arust jõulude aja üks mõnusamaid asju, et üldiselt suurt tähistamist ei ole, kui siis ainult see, et naudime üksteisega koos olemist. Aga kuuse ikka toote tuppa ja ära kaunistate ka? Ei, seda ka ei tee. Kingitusi teeme aastaringselt. Meil ei ole mingisugust põhjust vaja, et ekstra aega selleks, et me sööme koos ja naudime head veini koos ja üksteise seltskonda. Ja sellest piisab, et ei ole mingisugust kuuskede ehtimist, kaunistamist, ei ole päkapikke, vaid on lihtsalt peresoojus.